Selles videos räägime kupongidest ja täpsemalt korduvkasutatavatest kupongidest. Kui siiamaani oli võimalik luua kupongi, mis oli ühekordseks kasutamiseks, sellele genereeriti üks selline keeruline kood ja neid sai siis jagada igale inimesele personaalselt, kas siis näiteks kinkekaartide peale kirjutada personaalne kood, millega sai siis allahindlust protsendina või konkreetse summana, siis nüüd on olemas korduvkasutatav kood, et näiteks kuskil Facebooki lehel või kuskil reklaamis kuulutada välja, et kõik, kes ostavad kodulehel ja sisestavad ostukorvi sõna, ma ei tea, jõulud näiteks, saavad ostukorvist -20%. Võtame näiteks nüüd ühe e-poe lahti, mis meil siin parasjagu ees on. Lähme e-poe seadetesse. Kerime allapoole, kus on allahindluse seeriad. Siin antud juhul meil ühtegi seeriat loodud varem ei ole. Ja klikime nüüd lisaseeria. Anname talle selle seeriale nime. Paneme siis näiteks korduvkasutatav kupong. Näiteks anname talle siis allahindlusprotsendi, näiteks 30% allahindlust. Salvestame. Algus on sarnane kõikidele teistele. Nüüd erinevus on see, et tuleb klikata siia Add Custom, kellel on tõlge, tuleb siin eestikeelne või muus keeles. Klikime siia. Nüüd me saame määrata perioodi, millal see meil kehtib. Näiteks soovime, et see kehtiks meil detsembrikuus 1. detsembrist kuni jõuludeni, näiteks 24. Ütleme siis siia jõulude lõpuni paneme 26. detsember. Nüüd kupongile saame anda talle nime, näiteks jõulud. See ongi see nimi, nii-öelda see parool, mida saab jagada, et kõik, kes sisestavad omal ostukorvi kupongi rea peale sõna jõulud, saavad automaatselt selle 30% soodustuse selle ostukorvi pealt. Ja muidugi selles ajavahemikus kehtib see. Et siin on üks väli veel. See väli on vajalik selleks, et me saame anda talle, kui palju kordi seda korduvkasutatud kupongi saab kasutada. Kui me tahame näiteks reklaamida, et 100 kiiremat reageerijat saavad selle parooliga 30% allahindlust, siis paneme siia 100, ehk on siis võimalik 100 korda seda parooli kasutada ja allahindlust saada. 101. juba enam ei saa, sest siis see kupong on juba aegunud. Kui me kirjutame siia -1, siis see tähendab seda, et ta on aegumatu, et tal ei ole määratud, kui mitu korda teda võib kasutada. Ehk siis teda võib selles ajaperioodis 1. detsembrist kuni 26. detsembrini võib ükskõik kui palju reaalselt kasutada. Ja nüüd klikime genereeri. Ja vastav korduvkasutatav kupong ongi meil loodud. Nüüd edasi saame ostjana minna näiteks e-poodi, valida omale sobiva toote, mida me näiteks soovime. Lisame selle ostukorvi, nii nagu see e-poest tavaliselt käib.
ja kupongi number on nüüd siis see koht, kuhu tuleb see korduvkasutatav kupong siis kirjutada. Jõulud. Ja siit edasi juba arvestatakse meile siis 30% allahindlus.